on inimesed, loodus. Maakera. Okei. See, kus saab inimene igasuguseid asju teha. Elu on armastus. Minu arust elu on see, et sa oled hea. Sul on piisavalt raha ja saad asju osta, mis on vajalikud. Elu on elu. Elu on elu. Elu on elu. Elu on see, kui sa elad ja naudid oma elu. See on täpselt sama lihtne küsimus, nagu mis on muusika. Elu on elamist väärt. Kas sa saaksid öelda, mis on elu? Ahah, mull, algu. Vesi. Seiklus. Omela. Ma ei tea, no. Ma ei tea, mis on elu. See on nüüd tõsine küsimus. Elu on kahtlemata niisugune nähtus, milles on kaks poolt. Üks on see, mida me nimetame tunnetuslikuks, ehk siis meie ise elame, ja teine pool elust on see, et me oleme üks osa kogu sellest orgaanilisest ja muutuvast maailmast. Ja ma arvan, et sõnaga elu seostub veel üks sõna, see on ilu. Et nii kaua kui on elu, nii on ka see esteetiline ilu ja näiteks sõna kole tuleb koolemisest, ehk siis elu vastand on surm. Surma ei saa olla, kui pole elu. Vot nii. Ime. Elu on ime. Seletamatu nähtus. Ma ootan, et mul läheks elus hästi. Seiklus. Palju uusi kogemusi ja sõpru. Ägedaid elamusi. Ilusaid hetki. Ma ootan elult, et mul oleks kõik hästi. Iga päev ja iga kord. Vastuseid ja vabadust. Et ma ikka natuke veel elaks, palun, jah. 2 nädala pärast on sünnipäev, vähemalt sinnani elaks, siis ütleks, et vähemalt homseni elaks, siis ütleks, et vähemalt veel tund aega elaks, ja siis ütleks, et vähemalt veel 1 minut elaks, ja siis ütleks, et vähemalt veel 1 sekund elaks. Et mis ma nüüd elult ootan? Tegelikult ma ütlen ausalt öeldes, mina ütlen nii. Minu vanaisa ütles ühe lause, mida ma võiksin korrata. Ja minu arvates see on hästi öeldud selle koha pealt. Ela iga päev nii, nagu sa elaksid igavesti. Ja ela iga päev nii, nagu see oleks sinu viimane. Vot. Mina üritan ka siis niimoodi kogu aeg olla. Püha jumal. Mis küsimus? Elult oota. Me ei oota elult midagi. See tuleb teha. Oma elu huvitavaks ja sisukaks ja nauditavaks ja õnnelikuks ja mis iganes. Armastust. Seiklust. Pomerot. Kelleks sa tahad saada? Häid tundeid. Ja spontaansust ja pomerot. Ikkagist. Unistuste täitumist. Väljakutseid. See on jällegi selline eksistentsialistlik küsimus. Et kui ma peaksin vastama kirjandusõpetaja, siis ma kindlasti poeksin selliste suurte meeste nagu Toomas Mann ja Hermann Hesse olemuse taha. Aga kui ma püüan vastata siis lihtsa inimesena, siis ma ootan elult enne kõike stabiilsust.
et see, mis on noorel inimesel omane, et need on äärmused, siis ma arvan, et ma olen päris põnevates äärmustes juba ära käinud ja ma olen leidnud nende äärmuste katsumisel selle, et see kesktee, et see kulgemine ja stabiilsus on see, mille poole pürgida. Just. Vabadust vaadata taevasse. No praegu hetkel ma ei oska nii vastata, aga no ma mõtlesin minna õppima juurat näiteks ja siis noh, eks ma vaatan, mis elu toob. Jalgpalluriks. Reklaamiagentuuri juhiks. Õpetajaks. Jalgpalluriks. Oota, jah, sa tahtsid arstiks saada? Ja hambaarstiks, fotograafiks ja võib-olla loodusteadlaseks. Näitlejaks. Issand, koreograafiks. Tahan saada iseendaks. Õnnelikuks. Ei, tuleb olla praegu õnnelik. Muidu, kui sa mõtled, et sa oled kunagi õnnelik, siis sured enne ära, kui sa saad õnnelikuks. Maailma parandajaks. Väiksena tahtsime saada kas loomaarstiks või printsessiks. Juukseriks, sama, politseiks, ka hambaarstiks. ma ei käinud lasteaias, aga ütleme siis sama vanalt, noh, mis te 4-5 tahate umbes, balletitantsijaks. Ma isegi käisin 3 aastat, õppisin balletti päris professionaalselt. Siis ma tahtsin balletitantsijaks saada, jah. Et ma tahtsin saada venelaseks, arstiks ja Moskvasse elama minna. See tundus nagu nii äge Moskva ja vene keel tundus hästi lahe. Ma omast ajast oskasingi vene keelt. Meil oli maal mingi selline naabritüdruk, kes oli, või mul hoopis seda nii pikalt üldse. Naabritüdruk, kes oli venelane, siis sellega ma rääkisin vene keelt. Ma rääkisin kõigile, et ma oskan vene keelt. Tegelikult ju, mis ma sain hiljem aru, et ma tegelikult üldse ei oskagi vene keelt, aga see oli nii kihvt. Ja noh, Moskva siis oli ikkagi niisugune koht. Aga hiljem ma tahtsin saada tantsijaks. Emaks. Alguses ma tahtsin saada printsessiks, aga siis ma tahtsin spiooniks saada, sest mu sõbranna tahtis ja siis ma tahtsin. Ma tahtsin väga saada, ma mäletan laste sipsikurühma, aga ma ei mäleta, kelleks ma saada tahtsin. Ma olin Karlssoni rühmas ja ma vihkasin seda. Ma ei meeldinud see multikus üldse. Seda on jällegi väga raske mäletada, sellepärast, et selles vanuses on unistusi päris palju. Ja ma usun, et kuna ma olin väga tihedalt seotud meremeestega, kuivõrd mu isa oli meremees ja tema sõbrad olid meremehed ja mu naabrimees oli meremees, siis küllap see meremehe elukutse vastu oli üks, mis oleks kõne alla tulnud. Aga kas ta oleks nüüd unistus olnud, et ma ei ole küll unistanud ei arstiks ega kosmonaudiks, vaid ma olen mõelnud, et sellised ametid on toredad ja nende poole liikumine oleks põnev. Aga kas ma olen unistanud nendest ametitest, et seda ma küll ei tea. Ja. Vaat seda mälestust ei ole, et kelleks ma tahtsin saada. Aga ma tean, et esimeses klassis ma kogemata tahtsin saada korstnapühkijast. See oli 1. septembril. Ma loodan, et mul on siis hea töökoht, perekond mu ümber. No võib-olla lapsi veel ei ole,
aga toredad inimesed ja hea töökoht, see on ilus kodu. Teises maakonna otsas. Ülikoolis. Iismaal ja olen ülikoolis ja õpin praegu. Et kas sa tuleksid tagasi Eestisse või jääksid igavesti? Ikka tuleks tagasi Eestisse. 10 aastat on nii pikk mõiste, issand jumal, ma ei tea, kus ma hommegi olen. Loodetavasti ikka veel nagu siin maa munal, eks ju, no ma vähemalt loodan. 10 aasta pärast. Kui vana ma siis üldse olen, issand, kui vana ma siis olen. Vahemõte. No, ütleme siis nii, eeldatavasti, see on kõik ainult eeldatavasti, võib juhtuda, et olen veel, istun siin samas tooliski. Ja, võib juhtuda, keegi kunagi ei tea. Aga loodetavasti elu ja tervise juures, ütleme siis nii. Ma olen ise ka mõelnud selle peale. See on jällegi jaoks nagu enda teha, et kas ma võtan mingeid muutusi ette, kas ma teen midagi. Et ei tea, variante on mitmeid. Et võib-olla olen veel, tegelen lastega, olen õpetaja edasi, võib-olla lähen ära maale, lihtsalt maale. Et ei tea. Ma kodus, rõdul, merevaatega puumajas ja ma joon kakaod, mis on hullult magus ja siis seal on väikesed jäätise tükid sees. Ja siis ilmselt on mul kookahjus sel hetkel ja koer. Ja, mul meest ei ole veel. Veel ei ole leidnud õiget, ma arvan. Ma tunnen endast seal rõõmu. Ja no, toit on alati minu ümber, ma arvan, sellel ajal. Kuna midagi muud teha ei ole. Ja ma mõtlen, mida võiks teha sellel päeval. Ja siis ma mõtlen midagi üliekstreemset välja ja siis ma lähen ja teen selle ära. Issand, see on väga keeruline, aga ma arvan, et ma tahaksin tegelikult kunagi olla UNESCO hea tahtesaadik. Sellised inimesed, kes kasutavad oma nagu positsiooni või nagu näiteks kuulsad näitlejad või advokaadid, kes kasutavad oma positsiooni selleks, et aidata neid, kes seda vajavad. Noh, päris rõve oleks öelda, et hauas. Aga seda ka ei saa välistada. Et ma arvan, et ma olen Kadriorus. Luige tiigi ääres. Ja kindlasti ma ei sööda neid, sest seal on silt mitte toita linde. Ja ma toidan ainult üht lindu, selle ma ise. Tõenäosus on väga suur, et ma olen siin samas. Kuigi mingisugused nägemused on näidanud, et ma olen Iirimaal kusagil Kalju äärel. Saab näha. Kõige suurem unistus elus on olla edukas. Kõige suurem. Et ma saan jalgpalliks. Ma saaksin omale koera. Et ma saaks päris jalgpalliks. Et oleks väga tark ma ja väga kiire õppija. Ma lähen tööle, et siis töö oleks nagu lõpu eest. Et saan teha tööd, mis mulle meeldib. Lõppkokkuvõttes. Küll on keeruline küsimus. Küsite nii keerulisi küsimusi. Ei tohi küsida vana inimese käest nii keerulisi küsimusi. No ütleme siis nii, et väiksena oli kindlasti väga palju igasuguseid unistusi, aga nüüd on see unistus, et näeks homset päeva. See on tähtis unistus, et ja oleks tervise juures. Tervis on juba hakkab olema see, et tahaks, et nii kaua, kui on elupäevi antud, nii kaua võiks ise enda eest jaksata hoolitseda ja et oleks jalad all ja oleks mõistus peas. See on see unistus. Midagi suuremat nagu ei oskagi tahta.
iga päev on üks väike unistus. Kui see täide läheb, siis on nagu unistus jälle saavutatud. No nii. Selle suurena ma sain selle oma maja, mitu oma maja saanud, et see unistus justkui on täitunud. Aga nüüd on selline, unistused on sellised üldisemad, et no ikka, et oleks rahu ja kõik oleks hästi ja siis ma olen õnnelik ja rahul, kõik on hästi. Hea olla. Ümber inimesed on õnnelikud. Sellist suurt unistust, mille poole vist püüelda ma ei kujuta ette. Ma ei tea, saada oma jaht või ei ole nüksid. Sellepärast mul ei ole ka oma jahti. Sinna poole. Äkki leida koht, kuhu ma kuulun? Leida koht, kus ma olen püha rahus, nagu all zen, nagu täielikus rahus, kus ma saan harjuda kõvasti ja tantsida ja laulda ja teha kõike, mida ma ei julgeks teha inimeste läheduses. Keegi just oli mingi 2 nädalat järjest kuskil pimedas toas, mingi eestlane nagu... Ei, ma pimedas see oli küll väga vajalik. Mina ei taha olla pimedas toas. See peaks olema väga valge ja ilus. Nagu selline, natukene postkaardil pilt. Nagu selline pilt ilus koht. No jällegi väiksena on väga raske seda öelda. Väiksena oli unistus olla sõpradega ja olla sellistes heades mängudes. See oli tegelikult, et ma ei vaadanud nende niivõrd kaugel ette, või kuivõrd nautisin seda hetke, et mu ümber oli palju minust vanemaid sõpru, kes mind kohutavalt hoidsid ja viisid mind kõiksugustesse põnevatesse seiklustesse. Ja mu ümber oli ka palju selliseid täiskasvanud inimesi, kes samuti vaimustasid mind ja ma võin öelda, et olles sellise värvika elu keskel, ega ma midagi paremat ei osanudki tahta, et kui ma nüüd tagasi vaatan, siis kõige ilusam aeg ongi olnud see lapsepõlve aeg, kus nagu muresid ei olnud ja kus iga päev oli avastamine ja rõõm, et see olemise rõõm, see sõpruse tunnetamine, et see on minu jaoks siiamaani kõige tähtsam asi, et ma olen selle enda elus leidnud ja selles suhtes see, millest ma rääkisin stabiilsusest, siis see ongi see, et kui sul on inimesed, kes sind hoiavad ja keda sina saad hoida ja kes mõtlevad väga sarnaselt ja toetavad, nagu ka minu kolleegid, siis see ongi see, et minu jaoks on unistused nagu ise realiseerunud ilma, et ma oleks pidanud väga sügavalt unistama. Minu unistused ei ole olnud niimoodi, et ma unistan millestki, et ma tahan seda saada ja siis ma jõuan selleni. Mul on nagu kogu aeg see unistamine mingi üks osa minu elust. Et ma nagu ühe jalaga oleks kuskil teises reaalsuses ja siis osaliselt siin. Ja siis käib selline kulgemine ja siis avastad, et miski, mis on olnud minu fantaasia või unistuste maailmas, on realiseerunud. Ehk nagu teostunud. Ja see ei ole selline väga teadlik tegevus, vaid lihtsalt nagu sünnib. Aga ma mäletan, et väikesena meeldis mulle mängida mõttega, et ma pean alati olema valmis selleks, et ma kohtan tõelist võlurit, kes küsib, ütle oma 3 soovi. Ja siis ma mõtlesin, et kuidas neid 3 soovi niimoodi öelda, et keegi ei kannataks ja mul endal ka kasvud sees oleks. Selline unistamine.